Nii, aga lugupeetavad, tere. Eelarve kontrollikomisjoni liikmed. Esmaspäeval arutas eelarve kontrollikomisjon ETS-süsteemi küsimusi ka seoses hiljutiste uudistega, arengutega triloogide tulemusena. Me palusime osalema Kliimaministeeriumi esindajad, kohal olid turuosaliste esindajad, Kliimaministeeriumi esindajad ei olnud, mis oli kahetsusväärne, aga ju sellel olid mingid põhjused ja ka meil on siiski arvestades ilmnenud tõsiseid küsimusi või probleeme, mis kerkisid üle komisjoni istungil, me kordasime oma palvet ja mul on hea meel, et täna on võimalik siis osaleda keskkonnaminister Andres Sutil ja ministeeriumi töötajatel. Ja selles valguses ma siis avaksin meie komisjoni koosoleku ja ma annaksin kõigepealt sõna võib-olla siis härra Sutile, et kirjeldada, milles siis seisnes see esialgne kokkulepe Euroopa Parlamendi raportööride ja Euroopa Komisjoni ja siis eesistuja vahel Coreperiga koostöös ETS2 süsteemi siis täiendamiseks. Ole hea. Ja, aitäh, et kui komisjoni esimees lubab, et ma alustaks tegelikult veidikene kaugemalt. Ja ma alustaks sellest, kuidas rahvusvaheline suhtlus toimib. Et komisjoni esimees on meil mitmekordse kogemusega minister, on olnud ka välisminister, töötanud Lennart Meri juures. Ja rahvusvahelises suhtluses üldiselt on asjad nii, et oma huve on võimalik kaitsta, siis kui on head suhted. Siis kui on võimalik leida liitlasi. Viktor Orbanlikult asju ajades liitlasi ei leia. Ja selles mõttes, ma arvan, on oluline, et me sellest saaksime kõik ühtemoodi aru, et kuskil ühes küsimuses väga jäärapäiselt käitudes, liitlasi mitte leides, ei ole võimalik tulemust saavutada. Kui Venemaa suhtes sanktsioonide kehtestamine oleks ainult Eesti teha, oleks need sanktsioonid palju rangemad ja palju varem kehtestatud, aga Eesti ei otsusta neid üksi. Samamoodi on küsimused siis energeetikapoliitikas või kliimapoliitikas ja ma arvan igas valdkonnas Euroopas. Nüüd see, mille eest mina olen seisnud kõikidel istungitel nõukogu, aga mitte ainult, vaid ka kahepoolses suhtluses, samamoodi ametnikud ministeeriumist, meie esindus Brüsselis, on olnud kõik mandaadi piires. Nüüd tulles siis konkreetsemalt heitmekaubanduse süsteemi juurde, ma arvan, ka siin on oluline mõista, et see arutelu fookus, mis on olnud siin komisjonis ja võib-olla ka laiemalt meedias on võib-olla nagu üksikute kildude ümber. Ma tegelikult oleme me saanud väga palju näiteks ja just nimelt sellepärast oleme saanud palju, et meil on olnud head suhted, me oleme otsinud liitlasi. Võtame näitena turbamuldade erand, kus me oleks jäänud valele poole joond, selle me saime korda. Saime õigele poole joond eilse päeva uudis või üleeilse päeva uudis, mis puudutab tasuta ühikute arvestusaluseid. Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Eesti ühise ettepaneku tulemusel komisjon vaatab üle, et tasuta kvootide jagamine oleks paremini korraldatud. Ja see puudutab ETS1 ja neid näiteid on veel, et ma julgen öelda ka seda, et on väga palju olnud siin emotsioone LULUCF-i ümber. Need, kes nüüd emotsionaalselt ootavad, et millal tuleb LULUCF-ist trahv, ma arvan, need inimesed pettuvad. Et ka seal on meil väga palju tehtud tööd, et seda trahv ei tule. Nii et ma kutsun üles ka komisjoni esimeest ja tegelikult komisjoni, et kui sa istud Eesti lipu all, siis seisa ka Eesti huvide eest. Et lihtsalt keerutada üles tolmu erinevates küsimustes, et see ei vii meid riigina kuidagi edasi. Nüüd, mis lepiti kokku ETS2-ga? Detailne briefing siis triloogidel. Detailne briefing on tegelikult reedel ka esindusele, aga üldiselt lepiti kokku siis selles, et
hinnastabiilsusmehhanism tuleb ja tuleb ka siis läbivaatusklausel, ehk et veel 27. aastal vaadatakse siis üle, et kuidas süsteem ja turg on toiminud. Aga võib-olla ma oma niisuguse pikema sissejuhatuse siin lõpetan ja vastan hea meelega siis täiendavatele küsimustele, kui nüüd just ei ole nii, et Laura, äkki sa tahad midagi öelda selle triloogide detailide kohta. Aitäh! Aitäh, härra minister, niisuguse muheda teema avamise eest. Ma küsiksin tõepoolest nüüd selle kohta täpsustuseks, et me saime avalikkus sai teada, eks ole, meediaväljaannete vahendusena triloogide tulemusest, mis siis näeb ette teatud leevendus- või mahendusmeetmed teatud hinnashorisondist siis täiendavateks ETS2 heitmekaubanduse siis ütleme siis kvootide turule toomiseks, eks ole, et seda hinnataset siis madalamaks viia, kui see peaks teatud selle 45 € referentsperioodi või taset ületama. Et mu täpsustus nüüd on sellele, et milline siis oli triloogide tulemus. Triloogidel, ja väga oluline on tõepoolest määratleda ära see diplomaatiline formaat, eks ole, oli, et eesistuja minu andmetel konsulteeris, eks ole, ka Coreperiga ehk tegelikult siis liikmesriikide esindajate, kes tema mandaat ei ole autonoomne Küprosel, eks ole, vaid ta saab selle ju ennekõike võimuna siis liikmesriikide käest. Et milline nendes läbirääkimistes ETS2 kohta siis oli härra Sutt Eesti valitsuse poolt antud mandaat, mida meie esindaja väljendas Coreperis ja mida me siis selle praegu Eesti valitsuse hinnangul, kui kaugel me siis ETS2 süsteemiga oleme, et ütleme see kokkulepe, mis puudutab täiendavaid elemente ETS2 süsteemi lisamisele on siis vähemasti nagu on avalikkusele teada nõukogu, parlamendi ja komisjoni vahel saavutatud, seda on tervitatud, eks ole, siin komisjoni poolt palavalt, et kuidas see nüüd asi edasi kulgeb siis poliitilise, ütleme valitsuse poliitilise hinnangu mõttes. Ja, aitäh, et ega me seisukohad riigina on ju kinnitatud elakis. Need on seisukohad, millest juhindub nii meie saadik Coreperis, juhindub mina, juhinduvad ametnikud ja meie seisukoht ju selles mõttes ei ole muutunud, et ETS2 kui tööriist ei ole kindlasti efektiivne moodus, kuidas siis suunata transpordisektorit või kaugküttesektorit heite vähendamise suunas. Nüüd, kuna selles küsimuses ei ole enamust, kes samamoodi näeb, eks ole, siis loomulikult me töötame ka selle nimel, et see alternatiiv või need muud lahendused oleksid nagu võimalikult lähedal sellele, mida me soovime, ehk et tegelikult hinnastabiilsus on kõige olulisem selle teema juures ja teine on bürokraatia, et kogu see ETS2 ülevõtmine või ütleme ETS2-ga seatud aruandluskohustus, et neid on võimalik lahendada teistsugusel viisil, näiteks Eesti puhul. Et meil on olemas väga palju andmeid juba riigil ja me ei peaks hakkama siis võtma ja sisse viima täiendavaid aruandluskohustusi. Nii et selles mõttes triloogidel on see tulemus nüüd tehtud ja eks me siis ka valitsuses arutame, kuidas me edasi liigume. Nüüd ma ütlen selle ka kohe ära, et tegelikult kõik see tehniline töö, mis puudutab neid erinevaid siis erandeid, mis on ETS2 direktiivis ette nähtud, raporteerimist, mida ma juba mainisin, et selle kallal on tööd tehtud, et oleks meil teadmine, et kuidas on seda võimalik lahendada juhul, kui see direktiiv peaks üle võetama. Et ega siin selles mõttes ma arvan midagi suurt ja muud poliitilist ju ei ole, et hetkel on selline triloogide tulemus ja siit tuleb nüüd edasi minna. Võib-olla, kui tohib, siis täpsustan, et kuna see puudutas direktiivi alamakti läbirääkimist
siis sellele me võtsime täiendava seisukoha, lisaks sellele, mis meil varasemalt kinnitatud seisukohad on, ETS2-ga seonduvalt, mis puudutab turustabiilsusmehhanismi ja hinnastabiilsuse lahendusi, ja ELAK kinnitas siis selle seisukoha 30. jaanuaril. Ja see oligi aluseks, mille pealt Eesti ametnikud ka läbi rääkisid. Nii, proua Ingeren. Jaa, aitäh, et ma kasutan ka juhust ja küsin oma küsimusi, aga esiteks ma tahan siin komisjonis töötades, mul on alati piinlik, kui tippametnike käest küsitakse neid poliitilisi küsimusi ja selle eest kindlasti suured vabandused, et meil on olnud siin igasuguseid istungeid. Aga ma tahtsin küsida ajajoone kohta. Et praegu need läbirääkimised on kus maal, et mismoodi nad mõjutavad näiteks meie oma eelarve läbirääkimisi ja otsuseid, mis tuleks teha siis, ma kujutan ette, seal suve lõpupoole. Ja teine küsimus, et saan aru, su töö on nii mitmekihiline, et hullem kui sibul, et tõesti on oma ettevõtjatega see tasakaalu leidmine, millest me siin oleme arutanud, on väga keeruline. Need ettevõtjate esindajad on, ma ütleks, kohati isegi väga agressiivsed, nad peavadki oma huvidest seisma. Ja et kuidas sa tunnetad, et see tasakaal meie oma riigis on ja siis võib-olla jah, et lihtsalt ajaraamist, et aru saada. Jaa, aitäh. Aga ma arvan, siin on ka nagu mõistlik vaadata jällegi kõigepealt see suurt pilti ja ajaraam käib ju mõlemas suunas, eks ole, et mis on juhtunud minevikus ja mis on meie võimalused tuleviku vaates, et ETS1-st oleme me saanud suurusjärk 2 miljardit. Et seda raha on kasutatud hoonete soojustamiseks, kaasaegsete siis ühistranspordi, busside soetamiseks, rongid, palju muid asju. Et selles mõttes on ta täitnud täpselt seda eesmärki, mis ETS omal ajal nagu seadis, kui ta kokku lepiti. Nüüd Eesti on, ma arvan, Euroopa majandustest üsna ma arvan, heas seisus võrdlus teistega. Et põlevkivitööstus, mis on meil kõige suurem kvootide siis kohuslane, põlevkivitööstus õli tootmiseks saab tasuta kvoote. Ehk neid tegelikult ETS-i hind ei mõjuta. Kas see kvoodi või ta mõjutab nii palju, kui nad siis kasutavad seda ka, ja ma ei tea, kas nad kasutavad või mitte, aga põhimõtteliselt on seal alati võimalik ostumüügitehinguid teha üht või teistpidi, eks ole, ajastusega mängida. Nii et ja sellepärast on ka näiteks ETS1 puhul väga oluline nüüd see suvine läbivaatus või komisjoni ettepanek, kus meil on muu hulgas väga kindel seisukoht, et seda jaotusvõtit ehk kuidas ETS1 tulusid jaotatakse, ei muudetaks. Sest ETS1 tulud Eesti jaoks ei sõltu sellest, kui palju me siin koha peal neid kvoote peame ostma. Et see sõltub sellest, palju laekub ühisesse potti kogu Euroopa Liidu ETS-kohuslaste nii-öelda ostude tulemusena ja sealt siis jagatakse protsendina meile. Ja see on olnud väga, väga hea. Nüüd ETS2 loomulikult on eelarvega seotud. Ma arvan, komisjoni esimees teab seda väga, väga hästi, et eelarve prognoosis on sees numbrid nii sotsiaalse kliimafondi kohta, aga nii nagu ka, ma arvan, komisjoni esimees väga hästi teab, et igal aastal tehakse uus riigieelarve ja uus riigieelarve strateegia. Ja see ongi see koht, kus tuleb seda üle vaadata ja hinnata, nii et aga see ma tahan lihtsalt siin üle rõhutada veel kord, kuna ma eile kuulasin ka, või vaatasin järgi siis seda komisjoni istungit õhtul, et põlevkivitööstus õli tootmiseks saab tasuta CO2 kvoote, et nende nii-öelda siis ärimudel on selle koha pealt kaitstud. Nüüd elektri tootmiseks neid kvoote ei anta, aga põlevkivist elektrit toodetakse niikuinii järjest vähem ja põlevkivielekter on lihtsalt kallim. Et märtsikuus, kui päike hakkas paistma, tuul hakkas puhuma, siis Eestis elektri hind kukkus 60%, sest meil on päikest ja tuult. Aitäh. Mul on küsimus selle kohta, et tuleksime nüüd tagasi täpsustame nüüd läinud nädalal juhtunud dramaatiliste sündmuste juurde.
et sa ütlesid, et meil kõik käituti mandaadi piires ja selles ei ole vähemaltki kahtlust, eks ole. See ei ole üldse eeldus, keegi komisjonis ütleb, et mingit mandaati rikutud, vähemalt meil ei ole selle kohta infot. Et mis siis Coreperis eesistujale Eesti, vastava sektori siis alalise esindaja seisukoht oli, kui me täpsustasime triloogide puhul. Ja teiseks, selle valguses, mis on siis nagu valitsuse teadmine, kas me peame eeldama, et see ETS2 süsteem, eeldusel, et see triloogide tulemus jõustatakse Euroopa Parlamendis või küllap, seal on eelduseks ole, et kas me eeldus on siis, et see ETS2 süsteem, me peame eeldama, et ta rakendub 28. aastast või mitte? No 28. aastani on veel aega minna ja minul ei ole seda kristallkuuli, mille põhjalt saaks öelda, et tänasest päevast 28. aastani on siletee. Et kui juhtub maailmas midagi halba, mille tulemusena näiteks energiahinnad lähevad läbi katuse või on mingi muu põhjus, et ega siis suuri poliitilisi kokkuleppeid avatakse, kui selleks on vajadus. Nii et selles mõttes ma nagu ei näe, et seal oleks 100% kõik kindel, kunagi pole 100% kindel. Ja Coreperis meie esindaja lähtus sellest samast mandaadist, millele Laura viitas, et nii see hääletus toimus. Iseenesest süsteem on ju jõustunud. Direktiiv on jõustunud. Direktiiv on jõustunud, eks ole. Aga süsteemi jõustumine mis oli ka ju meie soov, eks ole, küll mitte esimene eelistus, aga teine eelistus, et kui õnnestu tühistada, siis direktiivi rakendamist lükata edasi, see 1 aasta võrra edasi lükkus. See oli see nagu nii-öelda ajavälp, mida siis õnnestus tookord kokku leppida. Aga ma võib-olla nii palju veel ütlen ka selle nagu sektorite vaatest, et kui siin kõlab läbi, et ETS-süsteem on Euroopa majandust kuidagi siis kahjustanud või konkurentsivõimet kahjustanud, siis seal teisel pool on täpselt, või ma arvan isegi suurem hulk ettevõtteid, kes ütlevad, et vastupidi, et me oleme oma investeeringud teinud ja ETS-i hoidmine senisel või selle nii-öelda siis tervikluse hoidmine senisel kujul on ülioluline ja need on nii finantsettevõtted, tootmisettevõtted, et see pilt ei ole mustvalge ja see, et kuna see kõik ju toimub, eks ole, et me ei saa kuidagi ühte õigusakti eraldada majanduses toimuvast, et me oleme keset murrangulist muutust tehnoloogiates ja seetõttu on selge, et jõujooned ja turuosad mängitakse ümber ja olemasolev sektor proovib seda kaitsta. Meie huvi on see, et me nagu oma ettevõtetel ei teeks seda üleminekut raskemaks, vaid kaitseksime, mille jaoks ongi tasuta kvoodid põlevkiviõli tootmiseks ja samamoodi siis toetaksime investeeringuid puhastesse tehnoloogiatesse, mida me ka teeme. Ma täpsustan üle veel, et Eesti esindaja juhindus mandaadist, mis on hea. Aga mis siis Eesti ettepanek oli nendele triloogidele eesistujale? Et ma täpsustan üle, et kas me taotlesime triloogides siis saavutatakse, see oli alatekst, et ETS-i 2 tühistamine või ja teine, et praegu, kui triloogide tulemus on läbi, tegeletakse teatud leevendmeetmetega ETS1 süsteemile. Millised on meie järgmised sammud siis, et sa, Andres, viitasid sellele, et objektiivsed tehiolud, ma ei tea, geopoliitilised, energiapoliitilised võib muutada, aga ärme nende arvesta, eks ole, vaid praegu, et mis siis Eesti valitsuse kavatsus on ETS2 süsteemis? Ja ma lihtsalt siis kordan üle, et need samad seisukohad, et me eelistame tühistamist, kui see ei õnnestu edasilükkamist ja kui ka see ei õnnestu, siis on meil, mandaadis oli väga selgelt ju kirjas, et hinna stabiilsus ja prognoositavus, seda seisukohta me väljendasime, see seisukoht oli ka siis triloogide kokkuleppes samamoodi, et me saaksime sinna sisse läbivaatusklausli. Ehk et järgmise aasta jooksul peab komisjon hindama, kas turg on käivitunud soovitud kujul või on seal mingisuguseid tõrkeid, et need asjad kõik said ju välja öeldud ja need on ka selles kokkuleppes nii palju, kui mina tean, kajastatud, et seda detailset tagasisidestamist eesistuja ei ole veel teinud, et nii nagu ma alguses ütlesin, et see toimub sellel reedel.
et siis kuuleb sellest täpsemalt. Ja valitsuses, nii nagu ma ka ütlesin, et nüüd, kui me oleme jõudnud siis, ma ütleksin, ühe vahefinišini, et arutame ja otsustame, kuidas me siit edasi liigume. Päris täpselt ei saa aru, et praegu, kui ma nüüd olen esmaspäevase koosolekul, ja mul on hea meel, et sa oled sellest informeeritud või vaatasid seda. Mootorkütuste ühing ütles, et valitseb segadus. Et tegelikult, et komisjon on andnud signaali juuni alul turuosalistele, et 1. jaanuarist 2027 rakendub siis juba eeldusel, aga see ongi kehtiv Euroopa õigus praegu, eelmise aasta detsembris langetatud otsusel, eks ole, 28. aastast jõustuva ETS2 süsteemi puhul, siis ka selle ETS2 heitmekaubanduse süsteem. Kas alul kvoodid odavad või mitte, see on nüüd selle turu dünaamika küsimus saab olema, eks ole. Ja nad on korduvalt palunud selgitusi Kliimaministeeriumilt, ütleme, et kavatsuse tegevuse kohta. Viimane tagasiside või kohtumine oli septembris 2025 ja sealt ametnike tasemel tuli, et ETS2 süsteemiga, kuna poliitilise suunisena ei tohi tegeleda. Et seleta nüüd palun, Andres, et kas kas see mootorkütuste, ja ma arvan, et siin Diana saab viidata, et see suures laialastus see niisugune formuleering nii oli mootorkütuste liidu poolt. Kas sina oled niisuguse poliitilise suunise andnud ja milles see seisnes? Et teiseks, mille tulemusena siis see dialoog turuosalistega või nende ettevõtetega, kes peaksid hakkama neid ostma, eks ole, neid heitmeühikuid, et on siis niisugune nagu takerdunud ja kolmandaks, kas siis valitsus kavatseb kas valitsuse eeldus on praegu siis, sa viitsid ka sellele, et valitsus arutab, mida teha, et milles see arutelu seisneb, kas see kavatsetakse 1. septembrist Eesti sinna lülitada või võtta vastu järgmised õigusaktid, mis võimaldavad sinna 27. aasta 1. jaanuarist lülitada või milline on see vaade siis? Või tegelikkuses on pigem kehtestatud siseriiklikult sellele, mis iganes motiividel, võimalikult poliitilistel, võimalik mitte, aga poliitilisele siis viitas mootorkütuste liidu poolt, eks ole. Ja Kliimaministeeriumi on signaal, et ei teha mitte midagi. Ja turuosaliste muret ma kindlasti mõistan, et nüüd lihtsalt kõik oleks ka selge. Mitte keegi ministeeriumis ei ole istunud niisama ja teemaga mitte tegelenud, vastupidi. Et ka seesama jaanuaris kinnitatud seisukoht, et sellest on olnud juttu, on olnud ka siin veel mitmetel teistel teemadel. Miks me ei ole teinud siis suuremat konsultatsiooni, oli väga lihtne põhjus. Et kuni siis selle kuuni tegelikult oli lahti, kuidas ja milline see triloogide tulemus saab olema. Samaaegselt tegelesime me maja sees ka kõikide tehniliste küsimustega, nende samade küsimustega, mille kohta siin turuosalised ka üleeile küsisid. Nii et ka nende jaoks on meil tegelikult vastused olemas ja siis lõpetuseks ma kordan, ega ma rohkemat ju, ma usun, saad ka aru, eks ole, ju praegu öelda ei saa, kui et me arutame valitsuses, kuidas me selle teemaga edasi liigume. Kui me oleme selle arutelu ära pidanud, siis see arutelu tulemus ei jää ju kuidagi pidi saladuseks, et siis me ütleme ka selle välja. Ma täpsustan üle, et see on õige, arutada tuleb. See ETS2 süsteem või õigemini siis heitmekaubanduse selle süsteemi muudatused, mis tuli siseriiklikesse õiguskordasse võtta üle 24. aasta suvel, eks ole, aga nii. Ja nüüd on arutelu. Aga triloogide tulemus on ju käes. Et milles see arutelu, äkki sa kirjeldad, Andres, mis selle arutelu puhul üldse on, kas on mingid alternatiivid valitsusel, kas on mingisugune diplomaatiline käik, milles seisneb arutelu või mis on üldse praegu arutelu objektiks, sest mootorkütuste liit küsib konkreetseid küsimusi, eks ole, selle asja rakendamise, selle asja loogika kohta, kuidas ta Eesti õiguskorras siis käsitlus on. Hetkel nende väide oli, et viimane kommunikatsioon oli september 2025 Kliimaministeeriumiga. Nad on saatnud ka 25. Pärast seda nad on saatnud ka 25. jaanuari 26 seisuga 5-leheküljelise märgukirja. Ma usun, Andres, sa oled sellega tuttav nende ettepanekutega. Jaa, siin oli nüüd mitu küsimust. Direktiivi
ülevõtmisega on seis nii, nagu me kõik teame, et Eestil on see üle võtmata, aga me ei ole kindlasti mitte ainus, eks ole, näiteks ka prantslastel on seesama direktiiv üle võtmata. Ja põhjus, miks ta meil, ja ma olen üsna veendunud, et sama põhjus olid ka prantslastel, et läbirääkimised olid pooleli selle ETS2 siis muutmise üle. Ja seetõttu ma ei kujuta ka ette, kuidas me oleks saanud seda üle võtta, kui meil esimene eelistus oli selle tühistamine ja teine eelistus, eks ole, edasilükkamine, millest me, ütleme, siis miinimumgrammi oleme saavutanud, aga tõsiasi on ka see, et seda toetust oli praegu selles hulgas, eks ole. Ja mida valitsus arutab, sa oled ju ka ja pikemalt minister kui mina, et eks me käime need erinevad lahendusvariandid üle, kuidas siit on mõistlik edasi liikuda. Et ma sulle praegu ei hakka siin ütlema, mida me arutame ja millise tulemuseni me jõuame. Et see, kui me oleme need arutelud ära pidanud ja selle tulemusele jõudnud, et siis saavad sellest kõik ka teada. Aitäh. Jaa, aitäh. Ma täpsustan üle veel, et õieti aru saada. Kas siis praegu on saavutatud tulemus sinu on selline, et ETS2 tühistub või et ta tegelikult rakendub 2028. aastast, kui vaata need triloogide tulemusel otsa? Kumb siis tegelikult realiseerub? Mis on meie baaseeldus? Tühistub. Mõlemat ei saa olla, eks ole, korraga. Mõlemat ei saa olla korraga, sellega ma olen nõus. Aga välistada ei saa seda, et selle järelenenud aja jooksul siiski mingi muutus juhtub. Tõenäosust ma siin sellele panema ei hakka ja sellepärast me nagu arutamegi, et kui me nüüd oleme jõudnud triloogide kujul sellesse vahefinišisse, et mismoodi me siit edasi läheme. Arusaadav. Ma küsin veel üle selle kohta, et nüüd ühesõnaga 27. aasta eel või siis ütleme, et see suunis on pädev, ma siis saan aru, et poliitiline suunis mitte tegeleda siseriikliku see kindlasti ei ole pädev, selles mõttes, et ministeeriumis ametnikud on töötanud kogu selle tehnilise poolega edasi. Nii et ütleme praegu kehtivate reeglite, reeglid võivad muutuda, hüpoteetiliselt, eks ole, kehtivate reeglite järgi, ma saan aru, ETS2 süsteem jõustub 28. Mis on kehtivad reeglid? Kehtivate reeglite järgi see nii on, muidugi. Just. Nüüd teine küsimus on selles, et ja mis see tähendas see komisjoni suunis turu avamise kohta 1. jaanuarist 2027? Kas Eesti, see on loetud kuude pärast, kas Eesti allub sellele või ei allu? Ei mis mõttes, kas Eesti... Väga konkreetne küsimus, et selles mõttes, et kas Eesti oma õiguskorras rakendab seda või ei rakenda? Aga need on kõik teemad, seda alluvuse küsimus. Mitte alluv, saad aru, mis ma mõtlen. Just. Et need on täpselt teemad, mida me valitsuses arutame. Okei, et on võimalik ka valitsuses see, et me tegelikult ETS2 direktiivi seda keskkonda keeldume üle võtmast. Ma lihtsalt... Kui sa ütled, kui valitsuse arutelu ruum, mis on valitsuse arutelu ruum? Me ütlesime, et kehtiv õigus on selline, nagu ta on Euroopa tasemel, eks ole. 1. jaanuar kommunikatsioon, ma küsin üle, kas see vastab tõele mootorikütuste ühingu poolt. Ma saan aru, see vastab tõele selle turu avamise kohta, mis siis peaks olema. Ja nüüd ongi küsimus, et mis on valitsuse kaalutlusõiguse sisu siis selles loogikas aru saada? Valitsuse kaalutlusõiguse sisu on, ma arvan, üsna lai. Nii et seda me seal kaalutlemegi. Et ma kindlasti rohkemat ei saagi, ma loodan, et sa saad aru täna öelda, sest meil ei ole seda arutelu toimunud. Ja mina ju neid asju üksi ei otsusta. Valitsus, nagu sa tead, töötab kollegiaalselt. Ma mõistan mootorikütuste liidu kimbatust, kui nad aastate jooksul on sellised formuleeringud vastusena saanud, aga see on elu. Anti Allas, palun. Tere kõigile. Et muidugi on väga kahju, et me oleme Eestis jõudnud sellisesse olukorda, kus siis nagu ümber palava pudru kõnnime. Et tegelikult peaks nagu ausalt ütlema, et okei, riigil on üks seisukoht, ETS2 edasi lükata, aga samas peaks ju ikkagi paralleelselt käima tööd, et kui see nagu terviklikult Euroopas ei toimu, et meie ettevõtjad ei satuks nagu kehvemasse konkurentsiolukorda. Ja siit minu küsimus, et kas Eesti on teinud kõik, et
Eesti ettevõtted ei oleks, kui ikka ETS2 süsteem Euroopas vastu võetakse lõplikult ja rakendub, siis nemad ei ole kehvemas konkurentsipositsioonis, et kas minister saab seda hetke kinnitada? Aitäh. Ja aitäh küsimuse eest. Et nii nagu ma korduvalt ütlesin, oleme me tehnilised siis variandid läbi analüüsinud ja erinevad lahendused ka leidnud ja erinevate lahenduste juurde kirjutanud plussid miinused. Nii et selles mõttes on ettevalmistustööd ära tehtud, nüüd kuidas me sellega edasi läheme, on arutelu ja otsustamise koht. Aga võib-olla ma tegelikult ühe asja tahaks ikkagi veel öelda, et mis mulle on jäänud nagu siit hingele, et räägitakse väga suurest hinnatõusust, et siin on räägitud, ma eile kuulsin, et räägiti ka 40 sendist liitri kohta. Ma ütlen ausalt, ma tahaks näha neid rehkendusi, kui keegi sukse väitega välja tuleb. Ma olen üle veerand sajandi olnud finantsmaailmas. Ma olen väga palju prognoose ja hinnanguid valideerinud erinevad analüüsimajadega Eestist väljaspool istunud ühe laua taga. Ja ma olen korduvalt kuulnud analüütikute väiteid, kuidas nafta hind nüüd sellel kriisil peaks olema üle 200 euro või $200 barrelilt. Vaatasin just täna hommikul 78. Et selliseid väiteid nagu ei ole mõtet välja käia ja ma arvan, kui me siin üldse midagi saame paremaks teha, siis usaldust ei ole võimalik luua, kui me ise hirmutame. Siin on tehtud erinevaid rehkendusi ja ka kütuse hinnade kohta öeldi, et diisli kütuse hind on varsti palju rohkem kui 2 eurot. No ei ole ju. Ja Iraani sõda ja Hormuzi väina kriis ei olnud mitte kõige väiksemate killast. Et selles mõttes, et need on nagu olulised asjad, et ei jääksid kõlama, et meil on tohutu inflatsioonisurve. Märtsikuus, kui Iraani konflikt hakkas, hinnad Eestis võrreldes veebruariga ei muutunud, sest elektri hind langes. Nii et meil ei ole mõtet nagu esitada väiteid, et mõnesendine või 10-sendine hinnatõus kütuse puhul muudaks oluliselt inflatsiooni väljavaadet. Eesti Pank tuli välja oma prognoosiga, mis näitab ka üsna mõõdukat inflatsiooni järgnevateks aastateks, et olla siin ka siis täpne. Sellel aastal 3,4 ja järgmisel aastal 2,6, et meil ei ole kuskil mingit inflatsioonikolli ukse taga ei etsi tõttu ega mingitel muudel põhjustel. Ja mida rutem me vähendame fossiilsete kütuste kasutamist, seda vähem muretseme me selle pärast, kas Hormuzi väin on lahti või kinni. Aitäh. Aitäh, Andres, ma teen oma küsimus, siis on härra Anti Allas. Aga see on kuidagi paradoksaalne nüüd, et me ühelt poolt Eesti valitsus tahtis tühistada ETS2, see ei realiseerunud ja nüüd see, et seda halba asja, mida ei suudeta ära hoida, et siis selle vastustamine ega selle riskide arutelu, et see ei ole ju hirmutamine. Et see, mis puudutab Eesti Panga analüüsid ka viimase 3 aasta jooksul, erinevus tegelikus SKP-s ja konsolideerida kokku 9% olnud SKP tulevikus, aga oleks olnud volatiivne, nad ei suutnud riigi valitsuse poliitilise riskiga arvestada, okei, fine. Ja seda ei peagi nad hindama, eks ole, see makromajanduse analüüti, riigi risk on omaette, aga see on meid tagadas. Aga küsimus on selles, et meil, ma täpsustan üle nüüd seda, et kas valitsus kavatseb ETS2 rakendada või mitte siseriiklikult, ma saan aru, et see on tegelikult valitsuse otsustada, sul pole mandaati öelda, kas seda direktiivi asutakse rakendama või mitte. Arusaadav. Nüüd küsimus sellest ja seda, kas siis 1. jaanuaril Eesti võimaldab mootorkütuse ettevõtetel seal turul osaleda või mitte, ka selles osas ma saan aru, sul ei ole mandaati praegu öelda, kas võimaldab või mitte, ka see on arusaadav. Kolmandaks on küsimus selles, et nüüd selle ETS2 süsteemi puhul ma täpsustan üle, et milline siis on üldine inflatsiooniprognoos, et just nimelt ainult ETS2 mõjuga. Ja me peame kasutama tehisaju, eks ole, see on praegu moodne, see on vajalik, see on tehnoloogiline asi. Ütleme, 30-ks räägivad siin erinevad tehisaju prognoosid, seda saab teha erinevate mootoritega, eks ole, Eesti kontekstis just ja eks nad tuletavad seda, ekstrapoleerivad üle-euroopalisi, eks ole, kütuse mõjusid, ka vahemikud, mis on orienteeruvad emissioonikaubanduse hinnaühikute pealt, eks ole, 1,5–2,5%, et ütleme üldinflatsiooni.
See, mis ta nüüd on mõju, et kas on seal, see sõltub loomulikult ühiku hinnast, eks ole. Kas ta on seal 10 kuni 50, 60, seda võib tegelikult ekstrapoleerida nendes vahemikes, absoluutselt. Ma küsin siis, et mis on baaseeldus valitsusel, milline siis saab olema lisanduv hind, ja siin on vahemiks, loomulikult on täiesti loogiline, eks ole, kuna turu käib spekulatiivne loogika ju sellele mõjuneb, et mis on siis hind, mida lõpphinnale Eestis mootorkütustele valitsus prognoosib ja üldisele elukallidusele. Ja nüüd on oluline veel, et ETSi puhul me arutame mootorkütustest, aga see puudutab, kui suurt osa valitsuse hinnangul, see puudutab koduomanikke või koduüürnikke, eks ole, mis siis on seotud kaugküttega, ennegi gaasipõhise kaugküttega. Et kui palju see hinnatase võib kerkida siis küttehindadele? Et see on vist arvestuslikult kusagil 15-20% kõigist leibkondadest, keda see mõjutab. Ole hea, Andres. Jaa, no esiteks valitsus ise ju ühtegi inflatsiooniprognoosi ei tee, et seda teeb Rahandusministeerium, seda teeb Eesti Pank, teevad erinevad pangad. Nii nagu ma ütlesin, kui siin kõlas läbi väide, et ETS 2 tulemusel posti hind läheb 40 senti kallimaks, siis ma sooviks näha selle väite aluseeldusi ja tehnilist analüüsi selle taga. Et kui meil Hormuzi väina kriisiga me ei jõudnud sinna punkti, siis ma oleks väga üllatunud, et kuidas on võimalik ETSiga saavutada oluliselt suurem hinnatõus kui siis kui see, mis põhjustus Hormuzi väina sulgemisest. Ja nii nagu ma ennem ütlesin, räägime siis järgmisest aastast, eks ole, Eesti Panga prognoos oli 2,6% inflatsioonile. Et me ei saa nii-öelda keskenduda pintsaku nööbile, võib-olla isegi varuka nööbile ja öelda, et see nüüd muudab ülikonna suurust. Seal kindlasti mingi mõju on, aga see sõltub väga palju sellest, mis juhtub üldiselt nafta hinnaga maailmaturul ja kütuste hindadega. Nii et ma arvan, seal ei ole nagu põhjust, ühesõnaga, ükski, ma arvan, professionaalne prognoosija ei hakka seda seost ilmutatud kujul välja tooma. Ja nii nagu sa ise ütlesid ka, et ega meil ei ole ju nähtavust, et milliseks kujuneb see ETS 2 ühiku hind. Ja pealegi puudutab see ju alles 28. mitte ka 27. aastat. Üks aasta vaataja silmades võib olla pikk või lühike, aga ma arvan, tänapäevas maailmas üks aasta on päris pikk, igasugu asju võib vahepeal juhtuda. Sest juhin tähelepanu, et oli ka aeg, mitte väga pikk, kus naftat oli nii palju, et ei olnud kuhugi panna ja hind oli 0 või isegi negatiivne. Nii, Anti Allas palun siis Diana Inger. Jaa, aitäh. Et äkki võib-olla minister või siis ametnikud pigem selgitaksid, et seda ettevõtete ohtu, mida nad eelmises komisjonis kirjeldasid, et kui me täna nagu kõigume kahe vahel, et ühtepidi on meil küll võib-olla õige seisukoht, aga teistpidi oleks vaja ka B-plaaniks valmistuda ja kui me selle valmistumise jätame tegemata, et kas see oht on täna reaalne, kas sellest tuleb Eesti ettevõtetele ja lõpuks ka Eesti nii-ütelda tarbijale kallimad hinnad, kas see oht on täna üleval või tegelikult oli see ülepaisutatud, see, mida ettevõtted kirjeldasid. Ja kui seda ei ole või siis üritatakse seda teha, siis kirjeldage ka, et mis siis praegu hetkel käsil on, et see oht ei realiseeruks ikkagi, et siis saaks ühe asja selgeks, et kuidagi liiga palju on sellist, vabandage väljendust, aga lödipükslust, et me ei julge enam rääkida oma inimestele nii, nagu asjad on. Aitäh. No vot, eks ole, ma arvan, sellist sõnakasutustega me täpselt edasi ei jõuagi kuidagi mingi kindlustunde loomisel. Et nii nagu ma ütlesin, tehnilised ettevalmistused
ja lahendused on läbi vaadatud, need on kõik olemas. Ja valitsuses me arutame, et kuidas me siit edasi liigume. Sest kaaluda tuleb erinevaid asju ja see mure ütleme siis ettevõtjate poolt on arusaadav ja püüame siis võimalikult kiirelt ja selgelt sellele murele ka vastused anda. Aga Laura, äkki saab paari sõnaga täiendad seda nii-öelda tehnilist poolt? Jah, et seni, kuni riik ei ole süsteemi üle võtnud, ei teki ka kellelgi kohustusi neid CO2 tonne kuidagi kompenseerida, et seda kõike tulebki tervikuna vaadata ja arutada ja otsime need tehnilised lahendused. Ja Diana Ingerainen. Ja aitäh, et siinkohal tuleb nüüd komisjoni esimehega nõustuda, et neid prognoose on keeruline teha ja neid on veel keerulisem nagu pihta saada ja eriti arvestades nagu seda meie kiiresti muutuvat maailma. Aga tõesti, mis on väga suured mõjud näiteks noortele inimestele ja meie sündivusele on siis need signaalid, mida me siit anname. Et kui ma härra Vare prognoose olen ka kuulanud seal majanduskonverentsidel võib-olla juba pikemat aega, siis see tekitab kõhedust. Ja sellel on märksa suurem mõju, mida meie siit välja ütleme, kui et nendel toetustel ja viimasel Delta konverentsil siis minu üks lemmik emeriitprofessor Ene-Margit Tiit võttis ka selle kokku, et selline prognooside ülevõimendamine, mida me tegelikult ei tea, keegi meist seda Hormuzi väina ei suuda nagu ette vaadata, aga minu arvates selliste sõnakasutuste ja mul on endal kaks poega, 26 ja 20 ja ma suhtlen nendega väga tihedalt, et nagu sa ka alustasid, et sellise tolmu keerlemisest me teeme endale väga palju kahju. Ma olen sellega väga nõus ja ma arvan, ma lihtsalt toon ühe näite Luksemburgist. Ma olin mõni nädal tagasi seal, Luksemburgis oli siis rahvusvahelise kliimarahastuse konverents ja Luksemburg siis kogu globaalsest rohevõlakirjade turust on nende käes umbes, või seal on registreeritud umbes 40%. Ja 40% on 7 triljonist, ehk see on 3,2 triljonit. Ja Luksemburg riigina töötab kui üks meeskond. Riik, ettevõtjad, poliitikud räägivad sellest, miks on Luksemburg hea ja miks on mõistlik siin Luksemburgis asju ajada. Ma arvan, meil oleks väga palju abi, kui me välispoliitiliselt või siis ütleme väljapoole seisaksime Eesti huvide eest ja istudes Eesti lipu all. Et see on nagu päriselt, et muidu me nagu keerutame seda tolmu siin ja inimeste usaldust see kuidagipidi ei tekita, ettevõtjatel samamoodi, et katsuks seda Team Estonia mõtet ka siseriiklikult rohkem rakendada. Aitäh! Nii, aga härra Sutt, tähendab, meil oli endine ka ju Kliimaministeeriumi eelkäija kantsler, kes praegu on VKG korporatiivsuhete direktor, ütles 40 senti, eks ole, tulevikus, ütleme võimaliku postihinna tõusuna. Et te seadsite selle kahtluse alla, ma sain aru. Absoluutselt. Ja nüüd ma küsin teilt, et ma andsin ka tehisajule praegu meie vestluse all ülesande. Et kui 40 senti võtta aluseks, et 2030 oleks lõpphind diislile, et palju peaks olema siis ETS2 ühikute hind tonnist. Teisajõu vastus oli, me võime arutada seda, te võite mind parandada, 122 eurot. Ma küsisin, mida rahvusvahelised institutsioonid prognoosivad 2030. aastaks ETS2 ühikute hinnaks. Ja nüüd ongi küsimus, et kes meil siis nüüd targem on, eks ole, või kes mitte. Hakkame analüüsima seda ja ma arvan, see on väga oluline.
on Bloomberg Nef prognoosib oma tehinguloogikates tulevikune 149 eurot 2030. aastaks tonnil. Carbon Pulse 2025. aasta lõpu analüütikute hinnangul on, et 120 eurot 2030. aastaks, kümnendi lõpuks. Saksamaa valitsuse BMWK pikaajalises stsenaariumis kasutatakse umbes 120 euro tonni keststsenaariumi 2030. aastaks. Agora Energiewende mudel, millel põhineb ka see alus, mida arvestatakse ETS2 süsteemi kaubanduseks, prognoositakse samuti 120 eurot. Et mu küsimus on, et milles see analüütiline maailmatasemel kompetents ja antud juhul ka siis härra Münti endise kliima- või keskkonnaministeeriumi kantsleri analüüs, milles nad eksivad? Et meie teame rohkem. Milline siis on see 2030 siis meie prognoos ETS2-le, sest kui vaadake, kui need institutsioonid, mis ma lugesin, need on kaalukad institutsioonid, nende peal tehakse ka tehinguid, sinna pannakse võib-olla miljardeid sellele spekulatiivsele tulule, mitte võib-olla, vaid kindlasti, kui see realiseerub. Et kui me ütleme, kui Eesti valitsuse esindajana sa ütled, eks ole, et Eesti valitsus ütleb, et see on vale, et VKG see arendusjuht ei olnud pädev, siis küsimus on, et me võime väita, et me ei tea, aga võime väita, et on. Ja ma küsisin, täpsustasin üle, et kas 40 senti vasta tõele ja Andres Sutt kinnitas seda, et see ei ole relevantne ja Andres saab korrigeerida, kui ta vahepeal selle süüdistuskokkuvõtte alla muutnud oma positsiooni, mis on ka võimalik. Aga et mis siis on 2030 ETS2 süsteemi prognoositav hinnahorisont? Mis nad võtsid aluseks, millise Trumpi mõtte või kui nad neid stsenaariumeid? Ei, küsimus on selles, et kui need on rahvusvahelised institutsioonid, inimestele makstakse, ma arvan, miljoneid, eks ole. Aga küsimus on selles, et kui me ütleme, et need on institutsioonid, on Saksamaa valitsusel on üks prognoos, eks ole. Ja me ütleme, et Saksamaa valitsuse prognoos ei ole nii kompetentne, siis minu küsimus on väga lihtsalt, mis on siis Eesti valitsuse prognoos? Kui me ütleme, et me ei tea midagi ja kõik on vale, siis see on ka väga, siis see tekitab täiendavat usaldust, eks ole. Ma saan aru, mis oli ka Andres usaldus, me peame usaldust tekitama. Mis siis on Eesti valitsuse prognoos? Et ma lugesin mingid prognoosid ette, kas need on relevantsed või mitte, kui me võtame lähtealuseks, aga see viib meid 40 sendi juurde, seal on see häda selles meil, me peame siis mõtlema, kuidas me seda sealt välja tuleme, sellest lõksust. Ja, aitäh. Mul on hea meel, et komisjoni esimees kasutab tehisaru. Aitäh. Mina kasutan ka tehisaru. Tehisaru kasutamise juures üks oluline siis eeldus on see, et me ikka kasutame oma aru ka selle tehisaru vastuse hindamisel. Ja mulle tundub, et kõik see, mis sealt ette loeti, ju nad nii on kirjutanud. Aga mida mina küsisin on see, et ma soovin näha eeldusi. Nii, kui nüüd eeldus on see, mida nüüd nende siis analüüsimajade puhul, mida sa ette lugesid, et see kvoodi hind on julgelt üle 100 euro, siis see eeldus, mina julgen väita, ei päde. Sest täpselt sellega on ju tegeletud, et panna hinnalagi nii ETS1-le kui ETS2-le ja see ei ole lähedalgi 100-le. Nii et selles mõttes, et prognoosimise juures kõige oluline on aru saada, et mis on eeldused. Ja kui need eeldused ei päde, ma siis muidugi selle ütlen ka ära, et see prognoosimudel ise peab olema tehniliselt korrektne, aga nendel loetletud siis majadel kindlasti prognoosimudel on korrektne. Nüüd jällegi tuginedes oma veerand 100 pluss pikkusele kogemusele, et mis on, tuleb alati küsida ka see küsimus enda käest või siis ka tehisarult, et mis on nende prognoosi tegijate huvi selline prognoos välja tuua. Miks nad valivad need, mitte teistsugused eeldused? Ja komisjoni esimehena väga õigesti ütlesid, et finantsmaailmas on tegelikult raha teenimise huvi hästi lihtne. Ja see, mida rohkem hind kõigub, mida volatiilsem ta on, seda rohkem on võimalik teenida. Mis reaalmajanduse vaatekohast on väga halb lahendus. Ja mul ei ole mitte midagi selle vastu, et finantsturud niimoodi töötavad, lihtsalt me peame aru saama, et mis see loogika seal taga on. Väga lugupeetud professor Nouriel Roubini, ameeriklane, ütles omal ajal, et see on ainult aja küsimus, millal euroala laguneb. See aeg on endiselt aja küsimus. Ehk selliseid väiteid on ülilihtne esitada, sest mitte keegi ei tule pärast tagantjärgi küsima. Kuule, aga sa väitsid sellist asja ja see unustatakse ära. Aga kui keegi ütleb, tema nägi ette suure finantskriisi,
Aga mis eeldused tal olid? Ta tegi lihtsalt, see on nagu sama hea, kui viskad münti. Tuleb kriis, ei tule kriis. Ma võin ka öelda, et kriis tuleb aasta pärast. Kui kriisi aasta pärast ei tule, keegi ei mäleta, et ma seda ütlesin. Kui kriis tuleb aasta pärast, tema teadis, et kriis tuleb. Et selles mõttes ma lihtsalt, et me ei peaks nagu üle võimendama lihtsaid mingid siis prognoosi järelduste numbreid. Ja ma lõpetan sellega, mida ütles üks kogenud pankur. Iga prognoos on vale sellest hetkest, kui ta avalikustatakse. Ainuke küsimus on kummale poole. Arusaadav. Nii et prognoos on vale, järelikult ka prognoosi kriitika on vale. Saad aru, eks see ei ole ju demagoogia, see on loogika. Kui sa ütled, et härra Mündi väide on vale, aga seda ei olegi võimalik prognoosida, siis järelikult ka see on niisugune oksüümoron. Ka sinu väide on vale, sest sa ei suuda see samamoodi. Et siis vastu on see, et tegelikult Eesti valitsusel puudub käsitlus või ütleme hinnang selle kohta, et kuna eeldused muutuvad, ei ole võimalik ETS2 hinnapoliitikat prognoosida, vähemalt valitsuse käsutus seda infot ei ole. See ei vasta tõele. On olemas meil ka Kliimaministeeriumi tellitud analüüs, mille järgi 45 eurose ETS2 ühiku hinna juures oleks postihinna muutus 10 senti bensiinil ja 12 senti diislil. Ja see on kaugel 40 ja see on kaugel sellest, et selle tulemusena Eestis tuleb tohutu inflatsioonilaine. Aga mu küsimus on selge, aga nüüd ma tulen tagasi selle juurde, Andres, et Kliimaministeeriumi antud sisendina, sinu antud sisendina prognoositakse ju ütleme, maksta ei ole formaalselt, aga lisakoormus, mis tekib, eks ole, siis turule või tarbijatele läbi siis kaubanduse ühikute ostmise kütusemüüjate poolt, eks ole, et seda tulu prognoositakse. Ja see on lisatud juba riigieelarve strateegiasse summas 330 miljonit eurot. Et kui te olete 330 miljonit eurot planeerinud juba riigieelarve strateegiasse, selleks ma saan aru, et see ka aitas kaasa, kuna te kulusid ei ole veel sinna kirjutanud, ainult tulud, siis see aitas kaasa ka virtuaalselt eelarvepositsiooni parandamisele. Et nüüd ma täpsustan üle, et mis hinnatasemelt siis see 330 miljonit eurot, mis on juba kinnitatud riigi finantsplaanis, valitsuse poolt, eks ole, mis hinnatasemelt siis tonni kohta see oli sisse arvestatud? Kas see oligi 45 või? Nii nagu sa komisjoni esimehena kindlasti tead, siis kvoodirahadega on ju nii, et kulusid ju sinna taha ei planeerita, eks ole. ETS1 süsteemi puhul on ta kuluneutraalsena planeeritud, ma küsisin Rahandusministeeriumist üle, et seal on ka siis vastavad kulud, ükskõik kas ehitatakse maju või teid, eks ole, või mis seal tehakse. ETS2 puhul on jäetud see kulude osa on tühjaks jäetud. Ta on nii nagu ETS1 ju. Ei, nad on erinevad planeeritud võrdes ETS1-ga. Täpsustame üle, kas sinu hinnangul on ka kulud kirjutatud ETS2-le sisse? Praegu, kui on riigieelarve strateegia tehtud, te raputate pead, te oskate võib-olla ametnikuna teeldada, härra minister. Ma lihtsalt nii palju ütlen, et järgmise aasta eelarve prognoosi ei ole ju veel tehtud. Et sinna me jõuame. Et kõik see, mis on praegu, on selles mõttes tahavaate peegel. Selle aasta eelarve prognoos ja täitmine juba käib, eks ole. Aga veel kord, et millisel kujul saavad olema kajastatud siis heitmekaubanduse tulud järgmises riigieelarve strateegias ja järgmise aasta eelarves on sügisene arutelu koht. Selleks peab olema valmis ka prognoos. Selleks äkki on ka natuke tarkust või rohkem ettenähtavust selles osas, milliseks võiks kujuneda kvoodi hind. Ja, õige, Andres, et tuleviku dünaamikas muutub. Aga ma täpsustan üle, härra keskkonnaminister, meil on kehtiv riigieelarve strateegia. Kui ei ole uut, on ta kehtiv aastateks 2026, see on praegune aasta, kuni 2029 on kinnitatud eelmise aasta lõpul või sügisel valitsuse poolt, eks ole, millal ta oli hilissügis. Ja nüüd sellesse
on ju tegelikult 330 miljonit eurot sisse kirjutatud, ETS2 tulusid. Et kas see realiseerub või mitte, kas seda korrigeeritakse, ütleme, ka nüüd hiljutiste triloogide tulemuste puhul hinnataset või midagi, küllap ta mingit pidi ikka mõjutab, see on loomulik. Aga ma küsisingi seda, et kehtib, et 6 kuud tagasi sa valitsusest hääletasid selle poolt, et kinnitati üks riigieelarvestrateegia. Mis hinnahorisont seal siis oli tonni kohta? Ostavad kolleegid tähendada? Peast ei hakka nii täpseid numbreid ütlema, aga kui me riigieelarvesse planeerime koodimüügi tulu käits ühe puhul, seda võetakse teatava reservatsiooniga, et kui hakatakse tulevikus kulusid taha planeerima, et ei oleks ka üle hinnatud. Aga ma arvan, et kuna Aga võib-olla... me saame saata selle... Oleme kokku leppinud. Me saame selle tee, meil on esiteks, me tahaksime saada, kui on see analüüs oli, mida viidati, eks ole, mis on tehtud see 45 tonni, et selle saata, teine saata see arvutuskäik, millel põhines, siis, sest me küsisime ka Rahandusministeeriumilt, et kuidas Rahandusministeerium need 330 miljonit, kus ta leidis, kus meie seda teame, asjad, me ütlesid, eks Kliimaministeerium seda ütles, et nii on ja mingisugune indikaator peab olema. Aga ma küsin nüüd selle kohta üle RED 3 süsteem. Pidi olema jõustatud mis aastal see direktiiv, taastuvenergia direktiiv rakendatud? Ma lihtsalt ütlen nii palju siin RED 3 koha pealt kiiresti ära, et me oleme selle üle võtnud osaliselt juba. Et ainuke, mis on jäänud üle võtmata, on transpordivaldkond. Ja transpordivaldkonnas, et miks see on üle võtmata, on hästi lihtne selgitus, et turuosalised selles küsimuses jagunevad 2 lehte. Et on neid, kes soovivad, et oleks taastuvenergia mahupõhine ja soovivad neid, on need, kes soovivad, et oleks siis kasvuhoonegaaside heitepõhine. Seal tuleb veel veidikene rääkida, vaadata seda ühisosa leida, aga see direktiiv on jah, nagu osaliselt üle võtmata, aga veel kord, nii nagu sa kindlasti iga ise tead, ei ole ühtegi riiki Euroopa Liidus, kus on kõik direktiivid üle võetud ja ei ole ka need ETS2 ja siis RED 3 ainsad direktiivid Eesti puhul. Et see kõik võtabki aega, riigid on erinevad, mõned asjad võetakse üle viivitusega, mõned võetakse kiiremini. Et ma nagu seal mingisugust traagikat ei näe, aga lihtsalt selgituseks, et miks me ei ole saanud edasi liikuda, on see erinev seisukoht turuosaliste vahel, kuidas või millist teed siis valida. Ja eks me sellega tegeleme edasi. Kas Eesti taotleb RED 3 mootorkütuste osa puudutava osa edasilükkamist või tühistamist? Konkreetne küsimus. Kas see on Eesti positsioon või see ei ole Eesti positsioon? Mina ei tea, et meil sellist mandaati oleks olnud. Arusaadav. Teine küsimus on see, et kas ETS2 küsimuses on valitsus küündanud seisukoha, et kuidagi Euroopa Liidu tasemel läbirääkimistel, kas sidudes seda muu teemaga või ütleme, püüdes saavutada ETS2 süsteemi tühistamist. Et kas me oleme pöördunud ka mingi teise liikmesriigi poole tühistamise ühise positsiooni kujundamiseks selleks, et siis vastavat jõuõlga tõkestades, sest olemasoleva süsteemi tühistamine eeldab ju suuremat lihtsam on asja, ütleme, tühistada eeldab ka väga suurt helikaalu, eks ole. See ei ole mingi vetoõigusega küsimus, et mida blokeerida. Ja neid vestlusi on peetud korduvalt suuremate ja väiksemate liikmesriikidega ja me oleme saavutanud edasilükkamist 1 aasta võrra, et see ei juhtunud ka päris niisama, tühistamist ei ole õnnestunud saavutada. Nii et see töö on kogu aeg käinud ja käib edasi ka. Arusaadav. Aga ma küsin nüüd, Andres, et püüame seda suumida veidi laiemaks.
et kogu rohepöörde ideoloogiat. Me oleme vastu, me ei soovi või oleme venitanud RED 3-ga, me oleme ETS2 sooviksime tühistada ja samal ajal Eesti asus seisukohale, et toetas kiiremat rohepööret, ehk tegelikult sa hääletasid poolt ministrite nõukogus, oli vist novembris, eks ole, 2025, 90%-lise rohepöörde kiirendamisele agendale, mis nägi ette, ma saan aru, üle-euroopalise eesmärgi seadmiseks ole, aga kas ka komisjonil on kohustus riikide tasemel uued sihteesmärgid esitada ja kas neid indikatiivseid sihteesmärke on juba Euroopa Komisjoni poolt Eestile ka esitatud? Mingit kiirendamist selles mõttes ju ei toimunud, et 2050 kliimaneutraalsuse eesmärk, mida ka sinu erakond ja sina valitsuse ministrina oled toetanud, on ju endiselt paigas ja see on see lõpp-punkt, mille suhtes seda trajektoori joonistatakse. Nüüd selle 90% juures on ju oluline mõista, et A ta on Euroopa Liidu ülene ja B 90% juures on ka kaks tingimust, et me saame Euroopas tervikuna siis kasutada väliseid rahvusvahelisi ühikuid, ehk et kui me oleme toetanud kuskil kolmandas riigis puhtale tehnoloogiale üleminekut, heite vähendamist, et siis see läheb meil arvestuslikult Euroopa Liiduna kirja. No, meie jaoks on olnud väga oluline selle juures, et see ei sõltuks riigi suurusest, vaid see läheks kõigile ühetaoliselt. Et suurematel riikidel on ju ka suurem finantsvõimekus neid asju teha ja teine punkt oli seotud tehnoloogiliste arengute ja muutustega, ehk et kui neid üht ega teist ei tule, siis tegelikult see siht oli ju 80 peal. Nii et ja kõige olulisemana tegelikult me saavutasime ju selle, et on väga suur paindlikkus. Ehk see tõsi veel, nagu lõplikud kokkulepped on vaja sõlmida, aga ma olen üsna optimistlik selle koha pealt, et me lepime kokku riigi või ütleme siis sektorite üleses eesmärgis, et kui mingisugune sektor teeb rohkem, siis teise sektori puudujääki võib selle arvelt kompenseerida, et me tegelikult saime kõik, mis me tahtsime ja natukene pealegi, kaasa arvatud läbivaatluskausid, kõik muud asjad. Et mina ütleks, et seal on läinud meil väga hästi ja on läinud väga hästi sellepärast, et me oleme olnud usaldusväärsed läbirääkimispartnerid. Ja ma täpsustan üle, et kas liikmesriikide tasemel komisjon annab mingisuguseid siis 2030 või 2040, eks ole, selle 90%-ga, annab mingisuguseid uusi horisonte, et mis emissiooni vähendamiseks või mitte, ma täpsustan üle selle. Siin on veidikene kõlanud erinevad väited, et saada selgust. Ja need läbirääkimised riigi tasandil või riikide siis kohta on veel tulemas, aga paindlikkused on hästi suured ja nii nagu me... Millal need läbirääkimised tulevad, et need on poliitiline eesmärk aasta teises pooles? Aasta teises pooles. Aga lihtsalt ka nüüd meenutamaks, et meil juba esimene lugemine oli väga konstruktiivselt siin Riigikogu saalis ära. Kliimakindla majanduse seaduse trajektoor tegelikult näitab ja see analüüs ja teekaardid, et see trajektoor on meile jõukohane, et see kõik on tehtav ja see on konkurentsivõime küsimus. Investeeringud puhtasse tehnoloogiasse on ratsionaalne majanduslik valik, mitte ideoloogiline soov. Ja. Viru Keemia Grupp on 11. mail saatnud õiendi koos kirjaga, ma loen, energeetik-keskkonnaminister Andres Sutile. Siin on mõned ettepanekud, mis puudutavad siis, me jõuame nüüd ETS 1 juurde, eks ole, ütleme, ja siin on ettepanek, tähendab Euroopa Liidu energiajulgeoleku tagamiseks sätestada erisused või võimaldada siis tegelikult Euroopa Liidust pärineva fossiilkütuse tasutale kvoodile. Kas Eesti valitsus toetab seda positsiooni, mida Viru Keemia Grupp on väljendanud, et Euroopa Liidu sisene fossiilkütus peaks saama, kui on energiajulgeoleku huvid, tasuta kvoodid sellest energiatootmine? Energiatootmist me räägime, eks ole. Aga sellest ma just ka alguses ju rääkisin, et põlevkiviõli tootmisel tasuta kvootide jätkamine on see, millest me oleme seisnud ja tegelikult selle
esimene võit on meil sealt ju ka käes, et seesama ühistegevuse tulemusena sakslaste, hispaanlaste, prantslastega on selline nii et see ettepanek, mida oli, et põlevkivist elektri tootmine muutuks konkurentsivõimeliseks, mida Viru Keemia Grupp on teinud, et tegelikult selle kokkuleppe oleme me saavutanud Euroopa tasemel, et tegelikult kvoodid nüüd põlevkivi energeetikale, sest ma juhin tähelepanu, esimene punkt, 3 punkti oli, eks ole, Viru Keemia Grupil, esimene punkt oli, et energiajulgeoleku huvides Euroopa Liidu energiatootmise ulatuses saavutama tasuta kvoot põlevkivist elektri tootmisel, eks ole. Ma saan aru, see on positiivne uudis. Põlevkivist elektri tootmisele ei ole praegu tasuta kvoote ega saa olema ka tulevikus. Tasuta kvoodid on praegu põlevkivist õli tootmisele ja see on tootmisprotsessi, uttegaas on tootmisprotsessi siis jääkprodukt, mida kasutatakse ka elektri tootmiseks. Aga kui ei ole õli tootmist, ei teki sealt ka uttegaasi, nii et tegelik äri on ju põlevkiviõli tootmine, mitte selle uttegaasist elektri tootmine. Et ma arvan, et seal ei ole, ja seda ei toeta valitsuses, nagu VKG. Seda ei ole ka võimalik saavutada, seda ei ole ka praegu. Ei ole mõtet, ettevõtte asi on küsida, aga ettevõtte asi oleks siis ka ausalt öelda, et praegu neid tasuta kvoote ei ole, et praegu on tasuta kvoodid ainult õli tootmiseks. Et see on ka, eks ole, vaja, ma arvan, ära markeerida. Nii, aga mu küsimus on, et siis oli järgmine ettepanek, millele vist oligi osundus härra ministril, eks ole, et praegusel tasemel säilitada tööstusele eraldatavad tasuta kvoodid. See säilib. Tööstus säilitab Euroopa Liidus tasuta kvoodid praegusel tasemel. No eks me peame lõpuni ju need läbi rääkima, aga see sama lubadus on antud jah komisjoni poolt. Just. Ja 3. oli see, et Euroopa Liidu heitmekaubanduse kvootile kehtestada maksimaalne hind, mis välistaks spekuleerimise ning ei kahjustaks konkurentsivõimet. Ka see on, ootame nüüd 15. juuli ära, kui komisjon tuleb nende täpsete ettepanekutega, aga siis piirhind või midagi selle laadset on kindlasti üks ettepaneku osa. Tähendab Eesti-poolne ettepanek? Juba komisjoni poolt tuleb selline ettepanek, mida me oleme ka soovinud ja erinevatel kohtumistel väljendanud. Aga ma täpsustan üle siis, et kui Koreperis oli juttu see triloogid ETS2-le, milline oli Eesti ettepanek siis ETS2 piirhinna osas? Palju me taotlesime, kui suure, kui maksimaalne see piirhind oleks, et me saaksime aru? Kui Eesti toetab piirhinda? Täpselt võimalikult madal ja praeguse teadmise järgi peaks olema 45 eurot 2020 hindades. See on antud juhul, see ei ole küll piirhind, vaid see tähendab, et siis rakendub mingi leevendus või mahendusmeede, mis toob välja siis tasuta kvoote. De facto on see sama asi, et kui soovitakse mingisuguse kaubaühiku hinda saada allapoole, siis suurendatakse pakkumist ja selle tulemusele see hind langeb. Ma küsin, Andres, nagu selle loogika järgi veel valitsuse poliitilise seisukohta, mis on ETS2 süsteemi mõte? Mõte on tegelikult siis vastavalt seda tüüpi liiklusvahendid ju muuta turuvõimetuks. Kui me räägime lõppeesmärki, eks ole, et need asendada siis teiste teise energial töötavate liikumisvahenditega. Vastasel juhul ju kogu seda süsteemi ei oleks mõtet üldse pidada, opereerida sellega. Me arutame praegu, et valitsus on selle vastu, aga kas ütleme, et mis on selle ETS2 süsteemi mõte, kuhu see peab välja viima siis? Selle mõtte kohta ma alguses ka ütlesin, et meie hinnangul ei ole see kõige efektiivsem tööriist selleks, et saavutada transpordisektori heite vähendamist. Nüüd tegelikus elus käivad ju asjad niimoodi, et elektriautode osakaal uutes või esmaregistreeringutes kasvab, eriti nagu ütleme, Hormuzi kriisi järgselt on see osakaal ka Eestis tõusnud, seal suurusjärk 9% uutest või esmaregistreeringutest. Ja keegi ei ütle seda, et sisepõlemismootorit ei saa enam kasutada. Elektriautod siis maanteetranspordis sõiduautodena on tänaseks juba hinnakonkurentsivõimelised, nende sõidu ulatus on Eesti tingimustes täiesti piisav ja maanteetransport ehk raskeveokite jaoks biometaan, väga sobiv kütus, mida meil eile käisin biometaani jaama avamisel Halingas,
kuu aega tagasi vaatasin biometaani siis tehast Saaremaal. Tänapäeva veoautod läbisõidu ulatus biometaaniga on suurusjärk 500 kilomeetrit ilma tankimiseta ehk Eesti tingimuses jällegi täiesti piisav. Ehk tegelikult need tehnoloogilised lahendused on praegu kõik juba olemas ja nad on kuluefektiivsemad kui fossiilsed. Et kui me räägime energiajulgeolekust, siis me peame ju, ma usun, et sa oled sellega nõus, et mida vähem me impordime fossiilseid kütuseid, mida vähem me sõltume Hormuzi väinast, seda paremini on tagatud meie julgeolek ja lõpptulemusena konkurentsivõime ja selle kõige kogumis tulemus on ka see, et meil on puhtam õhk, siin on parem elada nii meie põlvkonnal kui ka järgnevatel. Aga härra komisjoni esimees, et kui nüüd tohib, et kell on juba 9.39, ma olen olnud siin tund ja 10 minutit ja olen hilinenud koosolekule, teisele koosolekule 39 minutit, et kui me saaksime võib-olla nüüd joone alla tõmmata, siis ma oleks väga tänulik. Aitäh! Jaa, kui me oleksime saanud esmaspäeval neid vastuseid, siis peaks täna olnud tulla, aga see on ikka nii, eks ole, et elus, et no, me palume komisjoni poolt, ma arvan, on nõnda, et palume seda lisainfot, eks ole, et siis ma saan aru, et transkript kas triloogidelt on meil olemas, me saame eesistuja poolt ülevaate, eks ole, selle kohta ja ja siis millal valitsus kavatseb siis arutada seda, mida teha RED 3 ja ETS 2-ga praegu, härra minister on teil? Jaa, meil selles mõttes, et istungite vaba perioodi nüüd ei tule, et meil ikka istungid toimuvad, et siis kui on õige aeg käes, siis me seda ka valitsuses arutame. Aitäh! Selge, see oli viide siis, et ilmselt siis 27. aasta kevadel. Ei, valitsus kindlasti kohtub mitu korda ennem. Mul on hea meel, võtame selle teadmiseks, et Mootorkütuste Liidu väited ametnikel on keelatud ETS2 süsteemiga tegeleda. Ei vasta tõele. Aga millal valitsus arutab, see võib olla 27. kevadel, aga ei pruugi olla, ma sain aru, et arusaadav. Valitsus arutab seda kindlasti oluliselt ennem kui 27. aasta kätte jõuab. Aitäh! Selge. Selle teadmisega siis tänan härra ministrit ja Kliimaministeeriumi töötajaid ja siis loeksime komisjoni koosoleku lõpetatuks. Segadus kasvab ja teemad on olulised. Ma arvan, siin on meil ühine arusaam, et millega tuleb tegeleda. Ühine arusaam on selles, et teemad on olulised. See, et segadus kasvab, selles mul on teine arvamus. Aitäh. Ja, üheski küsimuses, mis me küsisime, mis saab, saime vastuseks, et ei ole mandaati, kas Eesti võtab ET2 või ei võta, ei ole midagi, ET2 süsteemi üle 27. aastast ka kaubanduse, ei ole mandaati. Kes seda tõlgendab selgusena, kes segadusena, aga õige on see, et järjepidevuses on oma võlu, mitte vastuseid samal kujul on saanud ka mootorkütuste ühing nende aastate jooksul, eks ole, või ka RED 3 puhul, eks ole, ma saan aru. Kena, aga aitäh, siin me jääme vist erinevad seisud.